7. santja ütles Perunile Vedomir, Hoori suguvõsast tõdalane, sellised on sõnad. Sa ütle, räägi, meie valgusjuht, kas suur preester päästab esivanemate püha usu suure rassi pühal maal võõraste vaenlaste eest. Seetõttu ma sind küsin, sest me käime 3 kuu sugulastega, vastab valgusjumal sõdalasele. Kuula mind, hea noormees. Suure preestri jaoks on määratud raske saatus. Inimeste arusaamatus ümbritseb teda, sest iidne tarkus muutub paljude inimlaste laste jaoks suure rassi ja taevase suguvõsa lastest arusaamatuks. Ja tema ülesanne on selgitada inimestele iidse teadmise aluseid ja ruunide kujutiste tähendust, mis on säilinud üksiku Jumala seadustes. Suur preester toob uue elu püha maa-avarustele rassi. Ja tunnevad kõik suure rassi suguharud ja taevase rikka järeltulijad. Elu, mis toob iidse tarkuse valgust, mida hoiavad suure ingli pühamu preestrid. Õnne ja õiglast elu kinnitab ta kogu rassi maal, et maailma valguslik hingiva leiaks endale varjupaiga iga taevase rikka ja suure rassi inimese südames, alustades taassünnitud Iri Asgardist. Taaskord küsis Perunilt Vedomir, Hoori suguvõsast tõdalane. Räägi, jutusta, valguslik juht, kuidas sünnib suur preestrinna, millistest suguvõsadest on tema vanemad ja kuidas iidse tarkuse valgus valgustab kogu maailma Medgardimaal, vastab Perun Hoori suguvõsast sõdalasele. Kuula, sõdalane, mu sõnu, kui ülempreester esmase tule lõpetab 14-aastase koolituse metsapreestri pojale 3 kuu suguvõsast, kuulutab ta oma järglaseks ja viib ta läbi 3 pühitsemise. Suure pidupäeva päeval kutsuvad endale valguslikud jumalad ja tarkade esivanemate nõukogu ülempreester esmase tule, sest ta täidab täielikult oma missiooni Midhardimaal. Uus esimese tule ülempreester 3 kuu suguvõsast alustab oma tegusid, rännates linnast linna, kuulutades esivanemate iidset tarkust ja tervendades vaimu ja kehahaigeid. Tagasi Iri Asgardi kutsub ta enda juurde õpilasi ja õpetab neid iidse tarkuse aluseid ning hakkab ehitama esivanemate iidse usu pühamut, suure rassi ja taevase suure suguvõsa jaoks. Ja kui aeg kätte jõuab, tuuakse esimese tule ülempreestri juurde 14-aastane suure vedua tütar uustulnukate suguvõsast, et ta õpiks iidset, salajast tarkust. Ja suur preester hakkab õpetama suure vedua tütart salajasele teadmisele ning kasvatab temast valge templi preestrinna. Ja tema ema, suur vedua, hakkab tervendama hinge ja kasvatama suure rassi ja taevase suure suguvõsa lapsi. Ja esimene tule ülempreester ümbritseb suure vedua tütart hoolitsuse ja armastusega ning kaitseb teda pimeduse maailma teenrite eest, et nad ei saaks tema hinge ja ei suunaks suure vedua tütart tumedale, vaimule vastandlikule teele. Inimeste hingi kuristikku põrgusse, pimedatesse sügavustesse, mis asub Navi maailmas. Sest pimeduse teenrid teavad, et suure vedua tütar, kes on ümbritsetud suure preestri hoolitsusest ja armastusest, sünnitab kauni lapse, kes saab suureks preestrinnaks. Päästjaks püha maale ja kõigile suure rassi ja taevase suguvõsa järeltulijatele.
Selles pühitsetud suves peab see laps sündima, sest sellest ajast alates hakkavad kõik taevase suguvõsa Jumalat tulevasele suurele preestrinnale abiks olema ja teenima. Isemamma Siramaa annab talle toitu ja taevane lehma Simun jootab teda oma piimaga. Kamajun, ennustav lind, laulab suurele preestrile säilinud iidse suure tarkuse kohta. Isegi Jumal Vženi hakkab kaitsma tema unenägusid ja lada emake kaitseb teda kurja eest päeval. Makos emake hoolitseb tema eest ja Jumal Krisheni mängib talle flöödil. Kuid tumedad jõud kogunevad kokku ja soovivad hävitada seda last, et iidne tarkus, ruunid ja teadmised kaoksid ajatusse, sest nende eesmärk on suur, takistada suure preestrinna sündi. Ja nad panevad kõik oma jõud, et tema sündi ei toimuks igavesti. Ja nad hakkavad ümbritsema pimeduse maailma teenreid tulevase suure preestrinna ema, suure vale ja kiitusega, ning kutsuvad tulevase suure preestrinna ema suurtele pidustustele, kus vale ja vaimsus on au sees, kus laiskus ja enesearmastus on normiks, kus madalus ja patu austamine on jumaldatud. Tumedad jõud suunavad suure ennustaja, tütarde juurde petjaid ja kiusajaid, et nad laimaksid suurt preestrit ja iidset esivanemate usku. Kõik tumedad jõud suunatakse selleks, et lahutada suur preester suure ennustaja tütar, sest pimeduse jõud teavad, et kui nad lahutavad, siis suur kaotus ja suure preestrinna sündimata jäämine toovad kaasa ülemise preestri surma, kuna tema missioon on kasvatada suurt preestrinna. Aga ta sünnib uuesti läbi 1 aastaringi. Ja see saab olema viimane aeg tumedate jõudude valitsemiseks kõigis nurkades Midgardmaal. Kõike hävitav valguse kättemaksu tuli põletab pimeduse maailma teenrid. Ja kõiki välismaiste vaenlaste järeltulijaid, kes täitsid kogu inimmaailma vaimuvaesusega, kandes oma lippudel vale ja pahe, laiskuse ja julmuse, teiste soovimise ja hirmu ning ebakindlust oma jõududes. Ja see saab olema suur maailma lõppa välismaiste vaenlaste jaoks, kes on tulnud pimedast maailmast. Ja pimeduse aeg lõpeb kõigi suure rassi ja taevase rikka järeltulijate jaoks. Pange tähele, auväärsed jumalate preestrid suure rassi ja taevase rikka. Ja teie, hõbedaste juustega teadjamehed, ja teie, tarkade nõidade, kuulake mu sõnu. Joonistage nende ruunid teie altaritele ja kividele teie pühamutes ja pühakodades, et teie järeltulijad mäletaksid raskete aegade üle, mida toob ajajõgi oma kiirete lainetega, ja et nad oleksid valmis raskete katsumuste jaoks. Kui teie sugulaste järeltulijad hoiavad meeles neid sõnu ja ühendavad paljusid jõude tarkade esivanemate usu kaitseks, ei päästa midagi suure rassi ja taevase sugu vaenlasi valguse jõudude kättemaksu põletavast tulest. Sest kes inimlaste lastest käib valguse jõudude teed, see päästetakse. Aga kes käib tumedate jõudude teed, see leiab hukatuse. Jumala Svarogi tahte järgi olen ma teile kuulutanud universumi igavesed seadused ja suured katsumused Svarogi ringi ja 91 ringi elu jooksul, mis toimuvad tulevikus Midgardimaal. See suur määramine tuleb täita teil ja teie järeltulijatel, et kõik, mis on suurte raamade poolt ette määratud, täituks õigesti aja ja säravate lainete pinnal ja kui täitmise üle valvab Jumala numbrit,